Uue Kadriorgu ja Tondiraba ühendava kergliiklustee ehitamist Lasnamäel alustati kohe pärast jaanipäeva. Kas aga uus rattatee avab Tallinnat nüüd ka rohkem? No kindlasti päris oluliselt, ega siin Liikuri tänava kandis ju ühtegi sellist rattateed siiamaani olnud, et päris hea sükse otseühendus annab selle piirkonnale. Kuna see on esimene etapp, siis ta lõpeb ära praegu Smuulitee otsas ja nüüd tõenäoliselt varsti alustatakse teist etappi, mis läheb siis Valge tänavani välja ja kolmas etapp peaks siis kesklinna jõudma. Märgiline, et me seome kahte Ida-Tallinna kõige suuremat parki omavahel sellise korraliku kergliiklusühendusega ja me loodame, et tegelikult ka see tee iseenesest muutub inimeste jaoks mõnusaks jalutamise paigaks. Näeme, et mõned inimesed juba seda sellisena ka kasutavad. Uuel kergliiklusteel on ka erilahendusi. Näiteks ratturitele on ülekäiguradade ees jalatoed, kus siis ratta seljast maha tulemata saab oodata oma teeületusaega. On arvestatud jalakäijatega, jooksjate, sporditegijatega, koerte jalutajatega. Tänavavalgustus loob tingimused ja on ka mõned spordiga seotud tegevused, et saab näiteks pingpongi mängida ja igast muid asju teha. Objekt on avatud või veel mitte? Objekt on tegelikult avatud, et ülevaatus on tehtud ja praegu siis see sama jalutuskäik ongi siin siis nii-öelda objekti avamine, et vanasti tehti seda tee ja pirukatega, et nüüd raskel ajal lihtsalt jalutame läbi ja vaatame, kuidas asjad välja on tulnud.